Tere hommikust! Mul on jube lihtne siit edasi minna, sest pooled asjad on juba eelmised 2 ettekandjat ära rääkinud, et kõik see, mis nemad teevad, käib ka meie juurest läbi. Et aga kuidas meie siis ArcGIS-i rakendusi igapäevatöös kasutame? No nii, kus ta nüüd läks? Keskkonnaamet on suur ja lai. Viimasel ajal eriti palju räägitud, et ta liiga suur on. Kõik on kuulnud, aga meie igapäevatöö on hästi varieeruv, et me tegeleme nii menetlemisega, kontrollimisega, andmete kogumisega, andmete töötlemisega, inimestele info jagamisega, et see on hästi-hästi erinev ja see on ka siis põhjus, miks meil on seda geoinfosüsteeme, ArcOnline'i, kõike vaja hästi erineval kujul, hästi erinevaid vahendeid kasutades. Et ma tutvustan ja torman läbi mitmetest erinevatest rakendustest, mis me teeme, aga see ei ole kindlasti kõik. Et nagu ma ütlesin, meil on palju ülesandeid ja me lahendame neid hästi erinevalt. Aga mis on üks kõige populaarsemaid, on ArcGIS-is loodud Survey 123-ga, kui oli koroona aeg. Inimesed olid palju aedades ja õues ja selleks hetkeks olid plahvatanud need Hispaania teeteod. Ja see oli selle koroonapandeemia kõrval nagu teine pandeemia. Et plahvatas inimeste mure ja selleks hetkeks tõesti see liik oli hästi laiaks levinud. Et ma kujutan, et siin saaliski on tõenäoliselt 2 inimest, kes on sellega hädas. Et see on hästi populaarne probleem ja tekkis vajadus, et inimesed saaksid teada anda, kus see probleem on, kui suur see probleem on ja et teistpidi inimesed saaksid vaadata, kas minu lähedal on ja kohalikud omavalitsused, et näha seda probleemi suurust ja korraldada kas siis mingid talguid, vahendeid, kirjutada projekte rahastuse saamiseks. Et siis AlphaGIS-i abil sai loodud kiire infokorje, mis tänaseks on veidikene tuunitud ja iga inimene saab siis ilma sisse logimata märkida ülesse, kus tema seda nälket nägi, lisada pildi, jagada oma kontaktandmeid. Ja need kõik siis jooksevad kaardile, kus igaüks saab jällegi vaadata, kus neid nälkeid on, palju neid on, saab vaadata seda pilti, inimeste andmeid lihtsalt ei nähta. Et see on selline infokorje ja info kuvamine ja see on üks kõige populaarsemaid rakendusi, mis Keskkonnaameti haldusalas on. Siis teine kõige populaarsem kasutatavuse poolest, mis on just nagu väljapoole inimestele kuvatud, on Matsalu rahvuspark ja kui tema kaitse-eeskiri on üpris keeruline, et kus sa tohid olla, kus sa ei tohi olla, millal sa tohid olla, millal sa võid kala püüda, millal sa võid paadiga sõita, kus täpselt, et siis oligi vajadus kuvada seda kellel iganes ja see ongi siis Matsalu rahvuspargi piirangute kaart, kus on need tsoonid, sa saad sisse zoomida, sa saad otsida oma kinnistut, konkreetset asukohta, on ilusasti juhendinfoga juures, kuidas seda kõike kasutada ja kuskile niimoodi siis tsooni peale klikates tuleb sulle siis info, mis on keelatud ja mis on lubatud. Et selline hea, lihtne vahend, inimesele arusaadav, et kui nõukogude ajal oli probleem, et kaardid olid moonutatud ja inimestel väga kaarte ei olnud ka, et keegi neist midagi aru ei saanud, siis tänapäeval tegelikult kaardi lugemise oskus inimestel on ikkagi hästi suur. Ja see on hästi suureks abiks inimestele. Siis, mis puudutab kaitsealasid, Keskkonnaameti üks töö on ka menetleda kaitsealade moodustamisi. Nii luua kaitsealasid, neid muuta, kaotada, mis iganes kõik sellega kaasa käib. Ja kui vanasti oligi näiteks kas või Lahemaa või Matsalu rahvuspargi menetlus siis või muutmine või moodustamine, saadeti tuhandeid paberil kirju, tuhandete kaartidega väljaprindid, siis nüüdseks on see ikkagi suhteliselt minevik, ainult üksikjuhud ja hästi suur hüpe on olnud just nagu kaardipildi edastamiseks, kus kasutataksegi, praegu me kasutame Web-Builderit, et inimene saab esiteks samamoodi nagu eelpool siin juttu oli, et e-kirja eelistatult ja seal on link kaardi rakendusele, kus inimene saab siis vaadata, kus on need tsoonid, kus on need piirid, otsida oma maaüksuse tunnuse või nime järgi selle koha üles, et kus ta
kus on tema maa, missugune piirang temale seal hakkab rakenduma, kus täpselt, kas siit poolt aeda, sealt poolt aeda, kas naaber, kuhu naaber jääb, see on hästi oluline, see tuleb ju võrrelda. Ja mis on eriti hea vidin, on võrdlusvidin, ehk et kui me muudame midagi, et siis on niisugune nagu liugur, nihutad siiapoole, sinnapoole ja vaatad, mis muutub. Sest inimesi väga huvitab, et kui me saadame kirja, et me muudame, siis, et aga mis mul muutub. Ja siis siit kaardi pealt tulebki välja, näiteks see jupike arvatakse kaitselt välja, see jupike arvatakse kaitselt välja, aga et üldiselt vööndid jäävad samaks. No teinekord nihkub siit sealt. Et see on inimeste, nende maaomanike jaoks hästi-hästi mugav tööriist ja see lihtsustab ka meie tööd, et no sa ei saa seda kõike kirja panna. Pilt seletab alati oluliselt rohkem kui 100 000 sõna. Et see on tohutu nagu arenguhüpe olnud, et kui oleme selle Ark Online'i rakenduse kasutusele võtnud ja me kasutame seda kõikide nende kaitsealade menetluste puhul. Siis, mis on nüüd juba 5. aastat hästi suure tähelepanu all, on ka lindude pesitsusrahu. See praegu ka toimub, linnud pesitsevad metsas. Ja siis ongi selline map vieweriga tehtud kaart, kuhu on koondatud metsad on jagatud 3 erinevasse klassi, on nad siis punased ehk sellised hästi küpsed ja linnurikkad metsad või sinised ja kollased, kus on veidikene vähem linde ruutmeetri kohta ja siis on teatistega alad, kuhu on metsateatised võetud ja siis on veel kaitstavad alad peal. Ja see on siis meie asutuse siseseks kuvamiseks, see on meie enda töö lihtsustamiseks ehk siis inspektoritele, kui nad teevad ka sisekontrollreide või meile tuleb kaebus ja nad peavad minema kontrollima. Et nad saavad kohe teada, kas seal on teatis peal, mis mets see on, muidugi tuleb metsas ringi vaadata, sest metsakorraldus võib-olla oleks vananenud, midagi võib olla muutunud, midagi on raiutud, aga nad seal siis koha peal quick capture'it kasutades, kas siis telefonis või on neil ka need tahvelarvutid, saavad koheselt täita automaatväljad, et kas tegu oli üldsegi kontrollreidiga, või tegu oli kaebuse kontrolliga, mis seal siis koha peal on, kas on tehtud, tegemata, on see pooleli ja seda siis eraldise täpsusega ja kogu see info jookseb dashboardile. Ehk et siis on peaspetsialist, kes kõike seda jälgib, vajadusel saab seda ka parandada, kui midagi on viltu läinud, aga kohe on sünkroonis toas kõik vaadeldav, kui meedia küsib või härra peadirektor küsib, et palju meil siis on peatatud, palju on kaebusi olnud, see kõik jookseb numbritega siia dashboardile, nende kõik kaitsealade kaupa, eraldiste kaupa, saab võtta välja CSV-na, teha statistikat ja see on väga operatiivne. Ja samamoodi, sa täidad õues ära, sa toas on sul vähem tööd. Et see on meie jaoks väga oluline töövahend juba päris mitu aastat olnud. Siis, mis on nii-öelda minu lapsukene, millest ma nagu rohkem tean, on erinevate looduskaitseliste tööde ja just ka palju aastaid olnud karuputke tõrje tellimiseks. Ehk et kui meil on vaja mingit tööd väljas tellida, kus meil on hästi konkreetselt, hästi oluline see koht ja see ulatus, kus ja mida sa tegema pead, siis samamoodi oleme kasutanud Web App Builderit ja see ongi kuvamiseks siis võimalikele töövõtjatele. Ehk et me kuulutame välja hanke või saadame hinnapäringud, me paneme juurde kaardilingi, kus karuputke puhul sa saad veel otsida hanke osa järgi, numbri järgi, nime järgi, sul on atribuuttabel kogu selle andmestikuga, sa saad otsida sind huvitava koha, meil on erinevad hankeüksused on erineva värviga, et oleks kohe visuaalselt haaratav, looduskaitseliste töödega samamoodi, kas meil on vaja mingit niitmist tellida, kuskilt mingisugust purdeparandust, et kus see asub. See lihtsustab igasugust pakkumise tegemist. Ja samamoodi on see oluline ka pärast tööde kontrollimisel ja sellel tööde läbiviijal, et tema saab välja minna, nagu siin juttu oli, et okei, päris iga nurga taga internetiühendust kahjuks ei ole tõesti, aga üldpildis on see piisavalt hea, et sa näed, et sa oled kohal, kus need piirid on ja sa saad vaadata, mis see töö nüüd täpselt oli ja ongi tööd lihtsam teha ja meil lihtsam pärast kontrollida.
Ja mis on meil selline veel ka asutuse sisene temaatika või probleem vahest ongi sellised suuremad projektid, kus on hästi palju andmestikku. Et näiteks on Rail Baltic ja selle jaoks olemegi siis samamoodi Web Builderiga teinud koha, kuhu me koondame kokku kõikvõimalikud KMH-d, seal on see kogu aeg kuvatav, sa saad vaadata täpsemaid andmeid, seal on ökoduktid, seal on kõikvõimalikud sillad, seal on mõjualad, looduskaitselised piirangud, kus on kompensatsioonialad, kus on kaitstavad liigid, mida vaja ümber asustada, kuhu nad viiakse. Absoluutselt kõik selline info on ühes kohas. Ja kui seda laekub, pannakse sinna juurde, sul on võimalik endal sinna juurde joonistada, mõõta, vaadata, et see on tegelikult päris suur mure riigisüsteemis, et sul on üks konkreetne koht, mingi konkreetne taotlus ja sa tegelikult ei tea, mis seal ümber kõik võib olla. Et kõik asjad ei ole meil veel geoandmebaasides, kõik asjad ei ole sinna jõudnud, aga see on andnud meile võimaluse kõik andmed koondada ühte kohta. Ja see olid siis näited sellest, kuidas me siis elurikkust aitab hoida meil. Aitäh! Tormates. Suurepärane.